näeme varsti. Hei, tere sulle. Tere hommikust! Epp-armas, kuidas sinu nädalavahetus läks? Või mul läks kohe erakordselt hästi. Laupäeval tegin Pühajärvele tiiru peale imetoredas seltskonnas ja toredas lobisemises. Ja eile tegin sellist eriti toredatel, kohe selline algas suur, ma arvan, suur puhastus. Ikka väga tore on selline kloppimine asjade tolmust ja karvades puhtaks. Kohe see oli mingi, see on nii puhastav on see kloppimine ja põrandapesu, et see kohe on mingi hingekoristus on minu jaoks. Nädalavahetus minu jaoks oli täpselt samamoodi see päike, mis nüüd väljas oli. Ma hing õhkas väga, et ma lähen nüüd õue. Ma muidugi käisingi õues, tegin oma nii-öelda jalutustiirud ära, aga see hetk, kui ma ikkagi nagu paigal ära hoovi peale tagasi jõudsin, siis ma sain aru, et ma vist tahan täna toas olla rohkem. Ehk siis jõudsidki selle akende piilumiseni, selleni, et okei, et vaatame seda, et kuidas me hakkaksime õue paremini nägema, et tegelikult see päike on väga-väga mõnus minu meelest, kuidas ta soosib seda liigutamist enda ümber, nagu sa ütlesid, seda kloppimist ja vahtu löömist. Täna meil on põnev teema. Räägime sümptomite keelest. See on nagu miski, mis on mulle üdini selline südamelähedane, sellepärast et no millega sa ikka kosmeetikukabinetti jõuad, on ju. Nahaspetsialisti juurde jõuad ikka mingi murega, ikka on mingisugune küsimus, mingi teema, on ju. Ehk siis tuled, kurdad seda, mida sa oled märganud. Et olgu see siis, ütleme, enesetunnet mulle tegelikult ju kurtma ei tulda. Tegelikult seda, et ma tunnen ennast väsinuna või kuidagi selline, et noh, ma ei tunne päris iseendana ennast, et vaatan juba tükk aega peale, no ei ole päris mina, on ju. Et seda ei tulda kurtma, vaid kurdetakse siis seda tekstuuri muutust, neid punnikesi, täpikesi, mingisugust tuhmust, kortsukesi, äravajumist, seda, et nagu supppüksid, mida oled mitu korda kandnud umbes, või teksapüksid, mis on mitmel päeval jalas olnud, et tunned, et ei hoia enam nii mõnusat trimmis, et noh, vaata, et nahaga juhtub sama asi, et mis ma nüüd teen, et liha hakkab luude pealt lahti lööma, jah, see oli see väljend. Et milliseid sümptomeid sina märganud oled või kuulnud oled kedagi rääkimas? Sa praegu ütlesid lihtsalt huvitav on täpselt ongi see, et mis küsimustega minu juurde tullakse. Sest ma ongi, et üks on nagu sellised füüsilised sümptomid, eks ju, kus jõutakse siis mingisse kohta ja siis mulle tundub, et on nii-öelda inimesed ongi jagunevad kaheks nii-öelda, kes siis mõnes mõttes määratlevad oma probleemid nii-öelda psühholoogiliseks probleemiks, siis nemad arvavad, nad peavad minema psühholoogi juurde. Ja siis mulle tundub, et nii-öelda see coach'i mõtlemine on kusagil selles mõttes nagu vahepeal, et midagi on rahulolematu, aga on ka see tunne, et ma olen rohkem, et minus on nagu veel midagi või see kuidagi peab olema võimalik teha sellega midagi. Et mitte küsimus ei ole lihtsalt see, et võtke sümptom ära, vaid kuidagimoodi on nii-öelda see kahtlus, et mus on veel midagi ja mina saan ka midagi teha ja on vaja mõnes mõttes keegi, kes aitab nii-öelda lahti muukida, mis see siis on. Ja siis lõpuks ja mis on selles mõttes põnev, kui sa ütled, et siis tegelikult tihtipeale, mida ma aitan inimestel näha, on füüsilised sümptomid. Et tegelikult see on ka jälle, et miks ma just täna mõtlesin tänasele teemale mõelda, et on hästi keeruline teema, millest rääkida, sest hästi lihtne on need sümptomid panna nagu kategooriatesse või kuidagimoodi, et nad on hästi füüsilised, hästi psüühilised, kuidagimoodi nagu, et nad on nagu hästi kastis, nad on hästi konkreetsed. Aga mulle tundub, et see keeleks ta muutub sel hetkel, kui need märgid hakkavad omavahel koos mängima. Et noh, seesama asi, et ma arvan, et nii-öelda punniga ma tulen sinu juurde sel hetkel, kui see hakkab mulle ikkagi, ma arvan, kaks varianti, kas see hakkab mu elu häirima või ma hakkan kahtlustama, et seal on veel midagi taga. Et mõnes mõttes see punn ei ole lihtsalt nii-öelda, et õudselt lihtne on ju elada, et ma ei tea, et ma olengi nüüd vana. Et ma olengi, ma ei tea, teismeline, eks ju, et nii-öelda mingisugune et ta lihtsalt nagu on, aga ta ei käivita seda mingisugust küsimust ja seetõttu võib-olla nagu praegust mõeldes on, et need sümptomid peavad keeleks muutuma, mis tähendab, et mul peab tekkima, ta peab muutuma sümboliks, ta peab muutuma mingi asja esindajaks ja sellisel juhul tundub, et see sümptom näitab mulle midagi, mida ma võib-olla ei tea ja see on see hetk, kus ma nii-öelda otsin kedagi teist, kes võib-olla aitab mul nii-öelda
nii-öelda, aga mingi kahtlus peab tekkima ja kahtlus tähendab, et ma saan aru, et on veel variante. Nii kaua, kui sul mõnes mõttes kahtlust oma sümptomi suhtes ei ole, nii kaua sa oled nagu kindel, et see tähendab seda. Ja ma ei saa midagi teha, et mul on nagu käed on tõstetud, et ma ei saa midagi teha mõnes mõttes. Aga ma arvan, et see on väga huvitav nagu, et sel hetkel, kui see märk minus, vahet pole, on ta siis psüühiline, sotsiaalne, eks ju, füüsiline, et ta muutub nii-öelda päriselt nagu käivitavaks märgiks, siis sel hetkel algab tegelikult areng. Et ma näen täpselt ongi, ma arvan, see nii-öelda mingisugune punn või punetus või kuivus või ükskõik mis asi, eks ju, ongi või ma ei tea, seedimisega midagi lahti või neid nii-öelda, see ongi jälle see, mis on, ma arvan, mõnes mõttes, et mis on see meie koostöö nagu äge teema, et naha nagu nii-öelda, kui me räägime välimusest ja me räägime nahast, siis ma arvan, hästi tihti piirdub see selle kastiga siin. Heal juhul, eks ju, dekolteega. Aga et mõnes mõttes nagu, et see nahk on tegelikult tervik. Ma mäletan, minul hakkas mingisugune sümptom nägema, et aga mul on jalatallad on hoopiski kuivad. Et nagu see jalatalla nahk oli see, mis hakkas mulle andma nagu ja praegust ka, et annab mulle infot, et mul on mingi asi ära vajunud, on siis, kui nii-öelda see jalatald läheb tegelikult tundlikuks. Et see on ka, et kuidagi avardada seda keha nagu jälle suuremaks ja laiemaks ja ühendatumaks. Aga jah, tihtipeale nagu, et tegelikult lõpuks ma aitan nii-öelda aru saada, et ahah, sa ei maga ka või ahah, et su elus, ma ei tea, et koer suri ära, et äkki seal on nagu ka mingisugune lein taga või et nii-öelda, et inimesed õudselt nagu rammivad ennast kuhugi mingisuguse asja poole. Aga tihtipeale tegelikult see nagu see paljusus, mis elus juhtub, jääb kuidagi seda keegi ei aitagi seda nagu näha lihtsalt, et ma arvan, küsimus ei ole see, et inimesed ei oska näha, aga et lihtsalt, et tegelikult ma arvan, see on see minu supervõime suuta panna laua peale, et jah, ongi palju, aga see palju ongi tähtis, sellepärast et elu ongi kogu aeg palju. Ja küsimus ongi, ja see on see, mida mina aitan, kuidas selle paljuga hakkama saada, ilma et peaks selle taandama ära nüüd üheks väikseks asjaks. Nii põnev mõttekäik. Mulle meeldib vahepeal isegi, kuidas enda jaoks võib-olla või mõnikord ka klientide jaoks lahti mõtestada seda sümptomite poolt justkui see on nagu selline natuke mõnes mõttes justkui nagu selle uue keele õppimine. Et praegu ka, et palju meist siin neid hiina keele hieroglüüfide oskajaid on ja või taipajaid, et kui keegi sulle nüüd sellise ajakirja või raamatu nagu nii-öelda ette annaks, et ole hea, et jutust ümber on ju. Et mis siin kirjas on, et siis vaatad peale ja mõtled, et issand jumal, et nagu, mida sa nagu tahad must. Et tekib kohe küsimus, aga kuidas ma peaksin seda aru saama, et need on siin nii palju erinevaid märke ja asju on et aga kui sa otsustad, et vaata, ma tahan seda uut keelt õppida enda jaoks, ma tahan sellest aru saada, ma tahan enda sellist võib-olla maailma mõistmist laiendada, nii nagu mina olen seda enda jaoks nagu mõtestanud ja järjest nii-öelda sügavamale läinud, et kui see on nagu miski, mis ennast saab aidata, siis variant on võtta ka endale tõlk selles mõttes, et kui sinu jaoks, et sul on tunne, et sul see info on seal hästi oluline, mis on seal kirjas, aga ma ise seda keelt ei oska, et alati on võimalik kasutada tõlki. Tänapäeval muidugi need tõlkijaid väga enam ei olegi, nüüd on juba kõik vist tehisajud, mis meil tõlgivad, on ju. Aga mõte jääb samaks, et seda tõlgendust aidata enda juurde tuua. Et nii nagu me kasutame erinevates muudes aspektides tegelikult ju abilisi enda elu nagu lihtsamaks tegemises, siis samamoodi saab seda teha ka nende selliste sümptomite nagu lahti mõtestamisel. Ehk siis kui mina täna tunnen, et jah, mul on olemas mingisugune selline mõnus arusaamine juba sellest, et kuidas meie nahk on erinevate kehaosadega seotud, millised biokeemilised protsessid seal käivad, kuidas ma sinna jõudsin tegelikult sellesse, et minna rohkem sinna sümptomite nagu taha, et miks, et sinna taha minna. Ma tegelikult jõudsingi sinna sellest puhtast vajadusest, et kui ikkagi kehas on midagi paigast ära sügavamalt, siis lihtsalt näha pead poolt puhtaks pesemine ja natukene sättimine ei aita. Vahest aitab natukene. Ma ikka arvan, et aitab. Ma arvan, et ma mõtlesin, mul praegu tekkis see, et mulle tundub, et väga sageli mina kogen inimestega ongi see probleem, et nad arvavad, et see on hiina keel. Ja ma arvan, et see on probleem. Sellepärast, et see ongi liiga teistsugune, see on liiga võõras, see on liiga suur töö, see on nagu, ja kuidagi moodi on nagu hästi lihtne nagu õpetada seda, et see on hirmus palju, mille peale ei ole võimalik aega leida sellele. Minu jaoks on lihtsalt see, et aga sa oled elanud oma kehaga kogu aeg, sa oled neid sümptomeid näinud ja küsimus on tegelikult see on tuttav keel.
See, et sa ei oska sellele tähendust anda, ei tähenda seda, et see on võõras keel ja ma arvan, see on hästi-hästi tähtis rõhutada või kas see sama asi, et ma arvan, sest näo pesemised algab siiski, et tegelikult see on esimene etapp, et hakka nagu tegelikult on vaja harjumust üldse endaga teha või ennast lugeda või nagu nii-öelda tähendustada. aga mulle tihtipeale tundub, et takistus tekibki sel hetkel, kui mul tundub, et mingi asi on, et ma olen täiesti nullis. Aga tegelikult ma oma kehaga ei ole nagu ükskõik nii kaua kui nii vana, kui sa oled, eks ju, nii kaua sa tunned tegelikult seda keelt. See, et sa oled talle andnud tähendused, see pole tähendusega, see pole oluline, see on vanus, see on geenid, see on ema, see on mida iganes, siis need on nagu mõnes mõttes see on nüüd teine teema, on see uskumuste keel ja see on see õigustuste keel. Aga tegelikult me räägime ikkagi et see on nagu enda keele õppimine, aga ma arvan, et tegelikult on meil palju rohkem selge, kui me arvame ja seetõttu ma arvan, et on mõnes mõttes nagu, et vahepeal mulle tundub, meil ei ole tõlki vaja, meil on nagu mõnes mõttes kaasamõtlejat vaja, kes aitaks nagu näha, et kas sa oled mõelnud, et ongi see, et äkki see ei ole geneetiline, et ongi, aga su harjumus on selline, et nagu, et võib-olla see on nii-öelda, et ongi sama asi, et kui ma kogu aeg nagu lötsis istun, eks ju, siis tegelikult see küsimus ei ole mingisuguses geneetikas, see ei ole mitte, see tegelikult on puhas harjumus ja seetõttu see on ka mõnes mõttes, ma olen siin enne ka rääkinud, et mis on kõige põnevam, kuidas teha vahet, mis olen mina, mis on mu harjumus, mis on tegelikult lihtsalt hooletuse tagajärg, eks ju, lihtsalt sellepärast ma tean, see ei ole mingi kriitika, vaid lihtsalt, et ma ei teadnud, eks ju, et või ongi seesama asi, et ma arvan, et nende sümptomitega võimalik ka valeks tõlkida. Sest tegelikult, kui ma näen nii palju on seda, et inimesed elavad selles, et ma käisingi spetsialisti juures ja tegelikult spetsialist mitte ei õpeta mind lugema, vaid ta ütleb, et see on nii. Aga võib juhtuda, et tõlk saab ka valesti aru. Ja seetõttu ma arvan, on see, vähemalt mulle tundub see, mis me teeme, on, et me paneme need kaks asja kokku, et ma aitan sul tõlgendada, aga tegelikult minu eesmärk on, et sina pead õppima ennast paremini tundma. Mitte mina ei tõlgi sind, mina saan peegeldada ja aidata sul mõelda, anda ideid ja valikuid. See on see, mis see coach'i pool, eks ju on. Aga tegelikult mul on ideaal on see, et sul ei ole mind vaja. Et tegelikult on vaja, et sina õpid üha rohkem enda keelt, mida sa juba oskad. See on nagu, ma arvan, et see on nagu hästi tähtis, et me ei õpi tulnukaks ennast. Harjumuste jõu pool on ülioluline tegelikult. Täpselt seesama, et justkui mikrotasandil tegemised või tegemata jätmised, mis muudkui vaikselt kuhjuvad ja vot seesama geeni jutt tegelikult, et vot see ema ja tädi või onu või kellelegi, et meil perekonnas kõik on sellised. Et ja siis saadki suguvõsa tulekul kokku ja kõik vaatavad, me oleme kõik sellised, et me olemegi sellised, olgu need siis suure kondiga või mis iganes muud murekohad siis nii-öelda võivad visuaalselt välja paista, on ju. Aga need harjumused tulevadki meile ju sageli ka lastena kaasa. Tulevadki juba nii-öelda pisikesest peale, nii nagu sa kodus näed, et kui palju täna näiteks, lihtne näide, hambaarstid on hädas sellega, et suupesu hügieeniga niiviisi selle koha pealt, et kuidas need lapsed hakkavad korralikult oma suuhügieenist kinni pidama, kui tegelikult vanemad seal ees nagu eeskuju ei näita, eks ju. Aga kui sealt niipidi ei ole seda oskust olnud, et siis kas sa sellepärast oledki siis nüüd kohe nagu kehvemal positsioonil, niivõrd kuivõrd on ju. Harjumuste juurutamise tasandil sul on harjumused lihtsalt teistsugused olnud. Aga neid saab alati ümber teha ju. Ja, aga seal on selles mõttes on hea point ja see on see, mis ma olen nagu avastanud, on see, et ongi nii-öelda see, et see väga äge, et tuli, et üks asi on see uskumuste maailm, see on harjumuste maailm, see on eeskujude maailm, siis tegelikult me kogu aeg jäljendame, et inimesena õpime ikkagi jäljendades. Ja kui mu nii-öelda, see on jälle see koht, kus on hästi tähtis, on see, et nagu kriitika maha võtta, on see, et kui mul ei ole olnud selliseid eeskujusid, siis tegelikult see mõnes mõttes ja see on nüüd see koht, kus tuleb minu meelest leppida sellega ja ma pean hakkama algustest, sest tegelikult ma saan aru, et mu eeskujud on olnud valed, mu eeskujud on olnud mind kahjustavad tegelikult. Küsimut ei ole mitte eeskujudele süüdi selles, vaid lihtsalt nii-öelda see minu lugu on olnud. Ja see, mis ma olen lihtsalt avastanud, on see, et need inimesed, kes õpivad nagu nullist neid asju, on palju teadlikumad. Ehk need, kellel just nagu tulevad hästi loomulikult, see on iseenesest mõistetav, see on asi, seal ei ole küsimusigi, siis taaskord ei ole isegi, et siis on läinud nagu mõnes mõttes nagu hästi, et see on see nagu nii-öelda toetav. Aga et seetõttu minu meelest ei tasu karta seda, et on vaja
õppidagi, saadagi aru, et on vaja ennast ümber programmeerida, täiesti ümber õppida, täiesti uuesti teha mingisuguseid asju. Aga see on ja on jälle see koht, ongi asju, mis on geneetilised, aga taaskord ma nagu rõhutan, et see õppimine, et jälle, mis meil on varasemad teemad olnud, et mida ma saan mõjutada, mida ma ei saa mõjutada. Eks ju, ja seal on nagu nii palju rohkem, mida ma saan mõjutada ja küsimus on, et kas ma õpin tegelikult nagu ja ma arvan, et selle tagajärg on see, et kas ma õpin tegelikult paremini hoidma seda, mis ma olen. Et täpselt, kas ma nagu hurjutan, et mul on see suur kont, mis ongi, mina olen sama, ma ei tea, mis olen mõelnud, et kuna ma olengi selles, ma olen tugev, mul on nagu alati olnud, ma olen nagu lihases olnud, aga siiski kusagil mingisuguses vanuses ma olin ikkagi, ma arvan, see on siis anorektiku mõtlemisega lihtsalt selle vahega, et mulle õudselt meeldis süüa, et ma ei olnud kunagi nii-öelda ei langenud sellesse, aga ma ikkagi, kui ma pilte vaatan, ma olin nagu piitspeenike ja ma teadsin, et ma olin paks, sest mul ongi tugev reis, mul on selles mõttes, mul on ikkagi niisugune naiselik keha, tugev tagumik, aga see oli vale just nagu kõik. Ja siis ma lähen arsti juurde, kes vaatabki mu kaalu, sellepärast mu kaalu pikkuse proportsioon ei ole kunagi nii-öelda see tabelikaal või nagu see ja siis sul on see mingisugune 16-aastane tüdruk, kes ei arva endast mitte midagi, kes arvab, et ta on paks olukorras, kus ta on nagu tegelikult nagu täiesti normaalse kehaga. Ja siis ta näeb, kuidas see arst või see õde seal koolis reaalselt nagu kaalubki seda, et ma olen ülekaaluline. Või samamoodi, ma tean, mu ema mingil hetkel, ma sain kriitikat selle eest, et tema arvates mul on liiga jäme vöö ümbermõõt, sest temal oli peenem, kui ma olin noorem. Ja ma tean, mul on klientidel nii palju, kuna Eestis lihtsalt ma rõhutan, et kõige karmimad kriitikud on emad, et emad, kuna emade eneseteadlikkus on hästi madal ja nad tihtipeale ei tee vahet, et nad lähtuvad endast. Aga mina selles vanuses olin selline, mina küll kollast kleiti selga ei paneks. Issakene, milline nahk sinul küll on. Et kuidagi moodi ja see on jälle see koht, kus koha peal, kui ma saan kogu aeg, see ei ole nii-öelda ette kujutatud, vaid see on füüsiliselt nagu kogetud. Ja vaata sellisel juhul hästi keeruline hakata õppima oma keha sümptomite keelt. Et kui ma nagu nii-öelda, see ongi nagu, et kuidas õppida nii-öelda sõprust iseendaga. Kui sa tegelikult saad mingisugust, tuled oma ninaga siia või oma juustega või nagu me Eestis teeme hästi palju nagu seda nalja kogu aeg. Ja see on nagu võib-olla nagu hea, et see tuleb siin üles, et me elame sellises ruumis, kus endaga sõbraks saamine on kohutavalt keeruline, sest lingvistiliselt me saame nagu naeruvääristavaid kommentaare rohkem tihtipeale kui seda, et aidata peegeldada, et aga sa oled nii-öelda, küsimus ei ole mitte, sa oled selline, vaid isegi ma ütleks, et see probleem on see, et me kommenteerime teisi niimoodi, vaid tegelikult lihtsalt teine on oma portsude, oma jamade, oma teeskondadega, oma nagu õppimisega. Aga ma arvan, et me ei oska Eestis seda aktsepteerida tegelikult, et me ikkagi jätkuvalt kuidagi kommenteerime inimesi. Ongi see paha nahaga inimene. Just nagu see määratleks kuidagi moodi ja see teeb hästi keeruliseks tegelikult selle, ma arvan, kogu meie teema, see peegelpildiga sõpruse tegemine, et meil on kultuuriliselt on ruum, kus eeldatakse, et sa oled sõber, aga tegelikult sellele ei osata kaasa aidata. Või siis rahustatakse, patsutatakse pähe, mis tiha oledki selline pontsakas. Aga seal ei ole nii-öelda sellist uhkuse, seal ei ole nii-öelda seda, et sind nähakse kui inimest, vaid tegelikult sa nii-öelda oled kas, ikkagi sa oled hinnatud. Nii et seetõttu võib-olla see on nagu tähtis, et miks see enda keele õppimine võib olla keeruline meil. Tegelikult on ju ikkagi küsimus, et kas ja mida sa saad ette võtta. Ja just, jah. Et tegelikult jõuab kogu selle justkui sellise näpuga näitamise või valusa koha peale vajutamisega nii-öelda, et ahah, see ja see ja see ja see on ju, et me ju oskame ikka otsida endast ise ka, märgata võib-olla rohkem, kuidas sellega oli, et muidugi teiste silmis pidi ka väga palju igasuguseid huvitavaid asju nägema, et öeldakse vaata kahte pidi vaata, et kas sa näed nagu teistel näed nagu rohkem vigu kui iseendal, aga samas ma ikkagi ise tunnetan küll seda, et kipud enda suhtes olema pigem kriitilisem ja vaatad, et teistel ikkagi tundub nii või tundub naa, ja siis keerad suure pilguga ikkagi enda poole, aga näed, mul võiks ka olla natukene nii veel või natukene naa, et see pole märganud, ma arvan, see sõltub inimesest, kellel on, mis lahendus on, et mõned nagu osadel inimestel see eneseitamine läheb teiste kriitika suhtes. Et lahendus on see, et nad nii-öelda endaga ei saa tegeleda, nad tegelevad teistega, aga tegelikult see algab endast. Ja see osad on need, kellel nii-öelda, kuna minul on kindlasti see, et ma näen teist ja ma hakkan kohe endaga võrdlema, mis tähendab, et ma lähen enda vastu. Mitte küsimus ei ole see, et ma ei kritiseeri teist, kuigi see võib tunduda kriitikana, aga tegelikult see asi läheb nii-öelda, et
läheb just, noh, ma mäletan kunagi oli, kui noorena on see, et tänapäeval kõik räägivad, et ma ei tea, kõhupekk on ja seda mu probleem on see, et aga ma ei leia endas kõhupekki. kah Ja seda probleem. probleem tekkis, et äkki mu kehal on viga midagi, et teistel kõigil nagu on ja mina nüüd ei leia, et mul on nagu valesti. Et nagu nii-öelda, et ma olen märganud, on nii-öelda kahte tüüpi, et kes läheb enda vastu ja kes läheb nii-öelda teist ründama selleks, et hakkama endaga saada. Et mulle tundub, et seal on nagu see lahendus on nagu erinev lihtsalt, et kuhu suunas me nii-öelda selle mürginoole saadame, jah. sihitame ja selleks, et ellu jääda, et lõpuks on ikkagi eesmärk on enda ellujätmine on see, miks me seda kõike, eks ole, teeme. Et ja see ongi jälle ja võib-olla see meie teema, et rahu oma peegelpildiga, et ikkagi mina räägin hästi palju, et see on nii-öelda see kõver minapilt ja tegelikult on vaja nii-öelda otsida endale sirgemaid peegleid. Et täpselt, et kui mind ümbritsevad ainult need, noh, et kui ma olengi nii-öelda selles, nagu seal lõpustuspargis on, eks ju, see moonutavate peeglite tuba. Ja kui ma paratamatult lihtsalt olen oma elus nagu nende moonutavate peeglite keskel, see on hästi, meil on vaja teisi tegelikult enda nägemiseks. Et seetõttu nii-öelda rõhutada seda, et näe ainult ennast on tegelikult jama. Meil on vaja, tegelikult meil on vaja nagu tunnistajaid, meil on vaja häid peegeldajaid ja seetõttu, aga täiskasvanu vahe on lihtsalt see, et me peame õppima ühel hetkel olema ka enda hea peegel ja saama aru seda, et ma nagu peegeldan võib-olla valesti ennast, et ma ei oska ennast peegeldada tegelikult. Ja see on jälle see, et kuidas me nagu tekib võime nagu hakata otsima paremaid peegleid selleks, et me saaks hakata adekvaatsemalt ennast nägema ja saaks hakata ka adekvaatsemalt neid sümptomeid kuulama ja nendele nagu tegelikult ka reageerima. Sest varem tihtipeale ma näen paljud inimesed, et nad eitavad neid sümptomeid, sest nad ei tea, lihtsalt ongi jälle seesama koht, et ma kujutasin ette, et see on hiina keel. Äkki on vähk, äkki on õudne asi, äkki on õudne. Ja siis ma parem igaks juhuks blokeerin ära. Lõpptulemus on tegelikult see, et võib-olla üks asi on sisemine teema, aga võib-olla tegelikult on vaja ikkagi nagu nahka targemalt pesta. Ja võib-olla see on juba nagu nii-öelda, et sümptomid muutuksid lihtsalt abivahenditeks, mitte koldideks. Jaa, täiesti nõus. Ma olen ikka päris palju kuulnud neid lugusid nagu enda kogemusest ka, et kus mingisugune täiesti mõnes mõttes justkui nagu selline lihtne mure, et seesama kas või selline pidev nahakätendus või kuivus või ebamugavustunne ja arutad korraks läbi, et aga mis sa teed siis tegelikult, mis tooteid sa kasutad või niimoodi ja siis saad üsna kiiresti aru, aga sa tegelikult tegeledki ise kogu aeg oma naha nagu üle nagu koorimise või puhastamise või stimuleerimisega, et sa ei lasegi sellel kaitsebarjääril siin rahulikult olla, et piisab sellest tegelikult vahest ka, et sa pesedki liiga, hea näide, pesedki tavalise suvalise dušikeeliga, pesed nägu ka duši all, arvestamata seda, et see tegelikult naha selle nii-öelda mikrobiomi sõna otseses mõttes kuni 8 tunniks rikub tasakaalu ära naha pH-l. Et nahal võtab nii kaua aega, et see uuesti normaalselt teha ja sellel hetkel sa lähed peale trenni uuesti duši alla. On ju? Ja siis lased sealt seina pealt lööda ka laks nii-öelda omale seda pumbaga dušikeeli nii-öelda peale, pesed üleni ära ja super fine on ju ja selle taastumine kestab hommikuni. Ehk siis ja kui sa teed seda nagu iga päev, siis tegelikult aastatega kujunebki välja, võib isegi kuudega või nädalatega kujuneda see välja, et sul nahk on üliõrn, ehk siis, et sa lähed praegu nüüd vastu kevadet, lähed välja ära ja sul on põsed punased ja puru. Et huultest rääkimata kõik muu on ju, mis on sellised tuule teemad, et nahk lihtsalt saab neid väliseid mõjuseid nii palju intensiivsemalt. Küsimus võib olla lihtsalt põhimõtteliselt ühest pesutoote vahetamisest. Et sa teaksid seda. Et see on jälle ausalt hea näide sellest, et ja see on jälle see, et ja see võib juhtuda tegelikult see, et võibki olla keegi öelnud, aga ei ole vahet. Või ma ise arvan, et ei ole vahet, eks ju. Ja siis ongi see, et ja küsimus jälle ei ole see on jälle õudselt äge näide on see, et kui mikroasi see on, või ma tean nii paljud inimesed, kes on hästi uhked selle üle, et ma näeks supermarketi tooted, mis vahet seal on enam-vähem, eks ju. Ja sa saad aru, et sel hetkel, kui sa hakkad aru saama, et on vahe, siis sel hetkel järsku küsimus ei ole, et ma demoniseerin supermarketi tooteid. Küsimus ei ole selles. Küsimus on see, et ma teen lihtsalt endale targema valiku. Aga see ei tähenda seda, et ma hakkan oma välimust üle tähtsustama, vaid ma lihtsalt lõpetan raha, aja, energia raiskamise. Eks ju, ja seetõttu mul tundub tihtipeale nagu see sümptomite keele, oma sümptomi keele on lihtsalt see, et hakkab tohutult aega kokku hoidma tegelikult, sest sa lihtsalt ei pea mingi totra jamaga tegelema, millega sel hetkel, kui sa ei hooli ja mul on ükskõik ja teen suvalisi asju, siis sa ei pane isegi tähele, kui palju see tegelikult nagu ruumi ja aega võtab.
ja pluss sa levitad seda infot ka veel teistele, mis on veel nagu see kõige ohtlikum lugu. Et see on jälle võib-olla ka, mis on nagu, et miks tegeleda selle teemaga, on see, et see ei mõjuta ainult sind. Nii on. Tegelikult praegu infoküllust on hästi palju, et seesama, kas siis see sotsiaalmeediagi, et kui sa lähed ja vaatad ja kui sa oled ühe korra juba mingid teemad nagu justkui vaadanud natukene, siis ega sulle suudetakse järjest muudkui visatada seda sama sarnast sisu ju ette ka. Et näiteks väga hea näohoolduse trenditoode on, kas ta nüüd juba trenditoode, ta tegelikult on juba päris kaua juba on sellest räägitud, on näopuhastusharjad erinevad. Et jällegi konkreetne lugu kliendiga, kes tuleb enda juurde kurtma, et naru ei saa, nii palju on hakanud punne ja asju tekkima, laikusid nagu punne ja selliseid nagu ärritusfooni. Et ütlesin kuni selleni välja, et nüüd umbes pool aastat on see kestnud. Nüüd on niimoodi, et ükskõik mis kreemi ta kasutab, ka need, mida ta kogu aeg on kasutanud ja kogu aeg on sobinud, need enam nahale ei sobi, et hakkavad kipitama ja nahk läheb punaseks peale kreemi panemist tükiks ajaks ja nii edasi. Ja hakkasime siis uurima, et aga okei, pool aastat umbes on hakanud nagu kuidagi läheb järjest kehvemaks, et aga mis sul seal siis pool aastat tagasi juhtus või kas sul nagu hakkasid midagi teistmoodi tegema või kuidagi nagu mis sul juhtus siis nagu umbes sellel ajal või enne seda natukene või et mis hetkest oli see nagu mingi pöördekoht, et nüüd hakkas kehvemaks minema. Ja siis tuligi välja, et oli saanud endale kingituseks näopuhastusharja. Ja ta mõtles, et eesmärgiga sellega, et ta pidi siis nii-öelda just kandma tagasisidet natuke, kuidas see siis tundub ja kas seda on nagu hea kasutada ja mis tunde nahale jätab ja kõik. Ja siis ta kasutaski, et seda nagu tunnetust saada. Aga jällegi traumeeris naha lihtsalt nii üle sellega, et pidevalt lihtsalt õõrud ja õõrud ja õõrud. Et sama lugu tehakse tegelikult nii-öelda igasuguste nende teraliste kooriatega tegelikult, sest eriti kui nad on sellised hästi odava otsa tooted, kus tegelikult nende terakeste, mis nagu need liivagraanulid seal sees põhimõtteliselt on, mis seda koorimise efekti annavad, nad ei ole kvaliteetsed, nad on ebaühtlase kujuga ja nad võivad olla üsna teravad nagu nii-öelda, kui neid nii-öelda justkui luubi all vaatama hakata. Ehk siis nad tekitavad nahale jälle selliseid mikrokahjustusi. Ja kui me hakkame nii-öelda ise, kuidas ma ütlen, mis näopiirkond sageli väga paljusid häirib, nina. Sellepärast, et seal on mingid täpikesed, seal on nagu pisikesed pooriaugukesed on. Ja kui sa hakkad koorima ise kodus, siis hea näide, kiputakse õõruma hästi intensiivselt neid kohti, kus sul see mingi murekoht on või on siin mingi teema või siin põskede peal, siis muudkui õõrud ja õõrud ja õõrud nagu muudkui õõrud, sellepärast, et see on tunne, et kui ma piisavalt kaua õõrun, siis ma äkki õõrun selle mure ära. Et saan tast lahti, sest oli ju kare ja kole ja must ja niimoodi, et visuaalselt nagu sugugi mitte apetiitne. Ehk siis muudkui õõrud ja õõrud, õõrud. Võtmata sellele, et sa tegelikult tekitadki hästi ebaühtlase selle naha nagu töötlemise fooni, et miks mina näiteks isiklikult teralisi tooteid üldse ei soovita. Just nimelt sellepärast, et sa keskendud, nagu meil on komme fokusseerida ennast sinna, kus me näeme, et midagi nagu on. Või siis muidugi teine variant on see, et me paneme silmad kinni, ei tee üldse välja, on. Aga et kipume ikkagi fokusseerima sinna, et kus mingisugune mure on. Ehk siis me töötamegi jälle üle. Ja seda ületöötamist on täna nagu hullult palju, pigem ma näen isegi seda ületöötamist võib-olla isegi rohkem kui seda, et kasutatakse liiga vähe tooteid, kuigi ka neid näiteid on, et nad ei olegi üldse alustanud, sest tõesti, et sellel ajal, kui üles kasvas, nii ei olnud midagi ja nüüd ma ei saa enam mitte midagi aru, et juba lõhnaosakonnast mööda minnes. No lihtsalt on see, et nemad ei tule sinu juurde. Kuna mina arvan seda, et mina ikkagi kohtun nendega, kes ikkagi peaaegu üldse ei tee midagi, ikkagi rohkem, et ongi, see on teine teema, aga võib-olla see on nagu õudselt hea näide on jälle taaskord see, et mina ikkagi õudselt nagu soovitan seda, et aga proovi kõiki asju, eks ju, aga õpi selle kohta, aga taaskord see läheb sinna, et kas ma õpin ise märkama, et mu nahk läheb järsku hapraks. Ehk taaskord on nagu hästi lihtne jälle nagu nii-öelda mõnes mõttes, mis on nagu teha, et süüdistada seda harja või süüdistada seda nagu koorijat või süüdistada neid tootjaid ja kuidas siis ei reguleerita ja õudselt lihtne on taaskord, aga see on järjekordne õigustus. Tegelikult teen mina seda endale ja mul on taaskord vaja nagu avastada seda, et aga mis töötab mulle või samamoodi, et seesama see ületegemine, eks ju, kui seda fookust on vaja ja vahepeal on vaja läbi minna nendest ebamugavatest kohtadest, aga siiski on vaja rahuneda, siiski on vaja andestada, siiski on vaja aktsepteerida ja see on see, kus nii-öelda nad lähevad kokku, et kuidas nii-öelda see ja täpselt, et kus läheb, vaata, see on teine kiht sümptomid hoopiski, eks ju, et ma saan aru, et punn on kõigepealt probleem või mingisugune asi, aga siis järgmine on see, et tegelikult ma toodan endale ärevust või ma toodan endale survet või ma toodan endale stressi, mis tähendab, ma viin ennast järgmisse hätta, eks ju, ja sellisel juhul me lähme nagu teine kiht seda sümptomit või teine kiht seda nii-öelda enda keelt ja seda keeleõppimist. Vot, selline põris, see on väga põnev, täitsa kirglik teema kohe.
see on kirglik teema, et selle koha pealt mul on jätkuvalt nii hea meel, et me oleme oma teekonnad nii-öelda korraks ühendanud selleks, et tuua kaks maailma kokku. Selle, kuidas me asjadest mõtleme, mõtestame neid tegevusi, neid mikse paremini nii-öelda tajuma, pluss siis see praktiline võib-olla pool, et mida su nahk ikkagi siis vajab ja kuidas seda enesehoolt teha nii, et sellest oleks pigem hool kui hooletus. Et need head harjumused, need ei pea olema sugugi keerulised, et pigem püüame tuua sulle seda mõistmist, et lihtsuses võib hoopis rohkem võlu olla ja võtta seda stressi ja pinget maha, et see tõesti ei pea keeruline olema. Nii et tule liitu meie programmiga. Ja me alustame 1. aprillil siis väga põneva programmiga ehk siis Tee rahu oma peegelpildiga. Tegemist on 7-nädalase praktilise kursusega naistele. Ehk siis sulle, armas naine, kes sa tegelikult tunned, et peeglisse vaadates märkad sageli rohkem kriitikat kui sellist head tunnet, ehk siis sa igatsed sellist iseendaga rahulolu. Sa tahad ennast avastada, paremini mõista ja mitte nagu mõelda, et see kõik on nagu üle pea, et see ei tunduks hirmutav või nagu selline, et ma ei tahagi sinna nagu poole vaadata, et see peaks olema kergem. Tahame, et sa muutuksid teadlikumaks selle kohta, et mida su nahk ja keha tegelikult vajavad. Mõtestada lahti see, et mida see enesehool sinu jaoks tegelikult veel annab. Peale selle, et sul on lihtsalt hea ja mõnus tunne, kui sa oma nahka katsud või kui sa kuhugile lähed ja sa tundud justkui selline, et terve tuba läks nagu särama kohe, on ju, et kõik vaatavad, ma ei tea, mis sa nüüd teinud oled, kus sa käid oled, tuleb selle õnneliku naise kumma tuleb peale, on ju. Ehk siis see on ka natukene seotud selle enesehoolega, sellepärast, et üks asi on see väline toodete kasutamine, teine on see tunne, mida sa endale annad, kui sa seda teed. Et kui palju on selliseid põnevaid protsesse su kehas sees siis toimumas, kui sa iseendaga tegelikult tegeled, eriti kui see on selline mõtestatud pool. Ehk siis selline iseenda suhte parandamine on see teekond, kuhu me läheme. Alustame 1. aprillil, nagu ütlesin. Epp ja mina jagame sulle erinevatel nädalatel siis sellist mõistmist, nippe, häkke, kõike selleks, et sa näeksid, et see enesehoolitsus on täiesti loomulik, vältimatu elu osa. Võib-olla märkad, et see enda eest hoolitsemine, enesehoolele, võib-olla tähelepanu fookuse pööramine muudab sind sõna otseses mõttes lihtsalt paremaks inimeseks, teiste suhtes ka rõõmsamaks. Seda kurjust enda vastu, et oleks vähem. Palju ilusaid asju, mida ma näen selle taga. Väga tore. Aga siis suur aitäh kõigile. Aitäh, Kaia. Ja me kohtume nüüd uuesti reedel. Just. Tule jälle kuulama. Just. Okei. Toredat päeva.